Tere hommikust, Margaret, aitäh! Kas siis Hezbollah ja Iisraeli vahelised rünnakud on takistanud mõnda plaani, et see memorandum täna allkirjastada? Kas oleme õigel teel, et allkiri antakse pühapäeval? Nii palju kui mina tean, oleme õigel teel. Küsimus pole selles, kas see juhtub, vaid millal. Selliste asjade toimumisel on alati logistilisi küsimusi. Me jälgime tähelepanelikult, kuidas Hezbollah tulistab rakette Iisraeli põhjaosas. See on midagi, millega nad teavad lõpetama ja Iraan peab neid selles väga jõuliselt veenma. Iisrael on oma vastuses olnud vaos hoitud, mõistes, et kokkulepe on käeulatuses. Oleme kokkuleppe lävel, seega ma ei usu, et see seda segab. Ootan seal ka tugevamaid läbirääkimisi. Läbirääkimised ei ole päris minu teema. Ma arvan, et vestlused jätkuvad ja Iraanil tuleb selle hoidmiseks kindlasti Hezbollahad ohjeldada. See memorandum pikendaks relvarahu, nagu ma ütlesin, lubadusega jätkata läbirääkimisi. Arvestades, kui selgelt president Trump ütles, et tahab konflikti lõpetada, kas USA väed tulevad koju tagasi? Kas need 2 lennukikandjat viiakse ära? Margaret, president on olnud väga selge. Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva, mitte kunagi, punkt. Ja selle lepingu kohta mõned avalikkuse ette jõudnud punktid on täiesti valed ja põhinevad tulemuslikkusel. Ühtegi raha ei vabastata Iraanile, kuni nad täidavad tingimusi. Usaldust kontrollimiseks ei ole. Siin ei ole usaldust ja me kontrollime kõike. Tuumamaterjal hävitatakse ja eemaldatakse. Tuumaprogramm demonteeritakse. Väinad jäävad avatuks. Tasu ei võeta. JCPOA oli tee tuumapommini. See leping saab olema tõkkeks tuumapommi vastu. See oli eesmärk algusest peale, see on selge. Meie sõjalises hoiakus hoiame vajalikku taset. Blokaad on olnud laastav. See on olnud meie jaoks edu ja avaldanud mõju iraanlastele. Mõtle sellele sündmuste ahelale sõjalisest vaatenurgast. Need olid 45 päeva intensiivseid lahinguid, mida Iraan ei suutnud peatada. Merevägi, õhujõud ja kaitsejõud olid hävitatud. See viis blokaadini, mis muutus kuudeks läbitungimatuks. Meil oli maa-alune projekt Freedom, mis viis 125 miljonit barrelit naftat läbi väina, tõestades meie kontrolli. Tegime veel 2 päeva pommitamist, sest nemad ei pingutanud piisavalt. Sõjaline surve ja president Trumpi jõud sundisid Iraani kokkuleppele, mis allkirjastamisel põnineb tulemuslikkusel. Aga kokkulepet teil ei ole. Ne pole isegi memorandumini jõudnud. Loodame, et see allkirjastatakse täna Iva poolt. Ja Iisraeli sõjavägi on kahtlemata laastanud tavapäraseid relvajõude, nagu sa seal väidad. Kuid revolutsioonilise kaardiväe režiim IRGC kontrollib riiki. Nad pistavad taskusse kasumi, saavad müüa naftat, kui blokaad lõpeb, nagu sa just mainisid. Nad ei andnud alla. Nad peavad läbirääkimisi. Kuidas te siis rahustate liitlasi, kes on piirkonnas ja ütlevad, et nad tunnevad end endiselt ohus? Kas te hoiate vägede positsiooni läbirääkimiste 60 päeva jooksul ja ka pärast seda? Me tagame, et sõjaline võimalus on olemas ja just see eristabki seda JCPOA-st ja sellest, kuidas Obama seda tegi. Nemad anusid kokkulepet, meie pommitasime Iraani ja kehtestasime blokaadi ning siis tegutsesime, kui oli vaja, et nad tuleksid laua taha hea kokkuleppe nimel. Seega on meie sõjaline hoiak just selline, nagu vaja, et tagada, et nad oleksid sunnitud memorandumiga täitma seda, mida nad nende 60 päeva jooksul lubasid. Dokument ütleb, et Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva, nad ei hakka seda taotlema. Keegi ei osta, keegi ei saa. 60 päeva jooksul peetakse lõplikud läbirääkimised, aga neil ei olnud seda sõjalist ähvardust, mis meil on, mida Iraan väga austab. Sel viisil on nende režiim palju rohkem laastatud kui kunagi varem nende 47 aasta jooksul. Okei, ja just sellepärast nad ongi läbirääkimiste laua taga. Suur erinevus on selles, et me tegime seda jõupositsioonilt. Trump kasutas sõjalist jõudu, see jõud jääb kestma nii kaua kui vaja. Kui blokaad tühistatakse, siis taandutakse ja vabastatakse laevandus, nagu Iraan peab lubama. Väina ületamine. Aga me võime selle blokaadi igal ajal lõpetada ja nemad ei saa midagi teha. Iraan teab seda. Meil on eelis ja loodame, et läbirääkimised lähevad hästi. Tõesti. Nii palju, kui ma aru saan, hõlmaks selle kokkuleppe esimene osa Hormuzi väina avamist ja taasavamist. See Hormuz. Kui kiiresti lõpetavad IAI Iraani blokaadi? Kui kiiresti saavad nad müüma hakata?
kohe, ütles president. Me ootame seda iraanlastelt. allkirjastavad täna, homme vabastavad. probleem siin. nii et jälle, see põhineb tulemuslikkusel, Margareet. seega me ei tee seda. Erinevalt Obamast on president Trump nende asjadega tark. Ta ei anna lihtsalt järele. nii jätkub blokaad seni, kuni väin on avatud. pärast seda see lõpeb ja läbipääs on vaba. kui täielikuks küpsemiseks kulub 2 nädalat kuni 30 päeva. Algab see kohe, nagu president ütles. Ja muided, ma arvan, et teie vaatajad peavad meeles pidama, et vabaduse projekt pole kunagi peatunud. Me transportisime 125 miljonit barrelit naftat läbi väina ja Iraan ei suutnud seda takistada. Mitu Iraani laeva blokeeringust läbi murdis? 0-0. Me kontrollisime väina kogu selle aja jooksul. sa hakkad nendega läbi rääkima, et? Kohe ja järk-järgult. Siis olgu, sa ütled kohe, aga sekretär Rubio ütles, et ka see aitaks. Miinide eemaldamine Hormuzi väinas. Sa kasutasid tähtajana 30 päeva. Sa eemaldad miinid ja tagad turvalisuse väinas 30 päevaga. teeme seda kõike 30 päevaga, soodsates tingimustes, nii et see sõltub sellest, mis toimub Iraanis. Endise sõjaväelase kohta. Ma juba teen asju, millega ma hakkama ei saa. Me juba teeme asju, mida ma ei saa mainida, et tagada turvaline läbipääs võimalikult kiiresti. Me oleme täielikult kaasatud ja tunneme seda dünaamikat hästi. Iraan tõenäoliselt mitte, sest nad ei suuda näha vastase võimeid ümber väina, kuna viimased ööd on nende jaoks olnud laastavad. Jah, mis puudutab võimet mõista, mis väinast läbi liigub. Kui sul on oskused ja saad hakkama, suurepärane. Kui rahvusvahelised partnerid, kes ütlesid, et tahavad kaasa lüüa, tõesti soovivad panustada, siis suurepärane. Selle allkirjastatud kokkuleppega loodame, et Iraan lõpetab kaubanduslike sihtmärkide ründamise droonidega. Nad on alati tulistanud laevade pihta. Reedel tabas droon Apache helikopterit. Nad saatsid ka droone Bahreini vastu ja tulistasid rakette USA baasi Jordaanias vaid mõni päev tagasi. Neil on endiselt jõudu. Ja just sellepärast tuleb nende inimestega jõuliselt tegeleda, mitte lihtsalt neid laua taha kutsuda, sest just sõjaline jõud tõi nad sellesse kokkuleppesse, mis on Ameerika Ühendriikide julgeoleku jaoks suurepärane. Seetõttu on see väga oluline ja otsustav hetk. Ainult president Trumpi jõulisus ja selgus, kui ta ütleb ilma tuumarelvadeta, tagavad selle. Memorandumi kohaselt põhinevad tingimused Iraani tegevusel, et tagada, et nad ei saaks kunagi sellist relva. See on kõige olulisem. Kui 60-päevased läbirääkimised algavad, mida saab vajadusel pikendada, käsitletakse tuumaprogrammi. President Trump postitas laupäeval sotsiaalmeediasse. Õigel ajal, kui kõik on rahulik, läheme sisse ja võtame tuumatolmu ära. Nägid? See puudutab kõrgelt rikastatud uraani pommitatud kohtades. Ta ütles, et nad lahjendavad ja hävitavad selle, kas Iraanis või Tšeevas. Kas plaan on, et ÜRO teeb selle kõik ära? Ma ei usu, et ÜRO on selles küsimuses tegelikult milleski tõhus olnud. Aia, me tegeleme sellega nii nagu vaja. Lõpuks võib see olla osa seletusest. Asi on selles, et president Trump on juba viivitanud Iraani tuumaprogrammi laastaval moel, alates operatsioonist Midnight Hammer kuni selle kampaaniani viisil, et me teame täpselt, kui palju me oleme suutnud selle edasi lükata. Me oleme kogu selle aja seda materjali jälginud ja iga kokkulepe, nagu ma varem ütlesin, põhineb tulemustel ja mõõdikutel. Toimuvad Ameerika või rahvusvahelised inspekteerimised ja järelevalve, kuid kontrolli määravad meie läbirääkijate kaudu Zair Barsiva, tagatud meie sõjalise jõuga. Kui Iraan ei täida kokkulepet, peavad nad taas silmitsi seisma sõjaosakonnaga. Me oleksime eelistanud seda mitte teha ja president Trump ei tahtnud seda samuti, kuid me teame, kui laastav mõju sellel oli nende relvajõududele. Jah, ja nende õhutõrje ning võimete kohta nad ei taha, et see korduks. 2 korda uuesti rünnates näitab see vastumeelsust uuesti alustada, näidates, et see viivitaks neid veelgi rohkem. Seetõttu nõustus Iraan läbirääkimisi pidama ja me viime lõpule esialgse vastastikuse mõistmise memorandumi, et määrata ajakava. Lõpp. Ja see on vihmavari, mis on Bing. Me töötame koos teiega, et eemaldada või segada see materjal teiste materjalidega, nii et jääke ei jääks. Ja tulemus sõltub järelevalvest ja sooritusest. Ja Iraan mõistab seda ning seepärast arvan ma, et lõpuks on see midagi, millest te suudate ja kindlasti ka saavutate edu. Need üksikasjad on üliolulised ja neid tuleb veel läbi rääkida. Selle põhjal, mida te ütlesite, võiks AIA olla kaasatud. CBS on juba teatanud, et sõjaväe planeerijad arutasid Ameerika Ühendriikide tegevusplaane hädaolukordadeks. Ja energeetikaministeerium töötab koos, et kaitsta oma tuumamaterjale.
Kas sa ütled, et läbirääkimistel ütlevad Ameerika Ühendriigid, et Ameerika armee peab sisse tulema ja tuumatolmu puhastama? Ma ei hakka pühapäeva hommikuses saates ütlema, mida me teeme ükskõik millises olukorras. Kõik võimalused on laual, nagu me oleme öelnud, president Trumpile, Ameerika rahvale, maailmale ja iraanlastele algusest peale. Kogu kaitseministeeriumi jõud on valmis tagama, et Iraanil ei oleks kunagi tuumarelva. Me võime teha seda keskööhaamri meetodil, me võime teha seda eepilise raevu meetodil, kui see on vajalik. Lõppkokkuvõttes peab Iraan hävitama ja eemaldama, lahjendama ning meie oleme kaasatud kas füüsiliselt või muul viisil, et tagada, et see juhtuks. See võib olla Jaakide armee, AQS, CUA või mõni muu võimalus. Meie maailmatasemel läbirääkijatel on mitu võimalust. Armee on selles hea, samuti ka energeetikaministeerium, kes töötavad selle kallal. Iraan annavad meile selle garantii. Kui see eemaldatakse, siis nende programm lammutatakse, mis on protsessi jaoks eluliselt tähtis. Kas on oluline, et Araabia Ühendemiraatide relvajõudude liikmed mõistaksid, kui te ütlete, et maaväed oleksid kaasatud tuumatolmu puhastamisse? See on see, mida teie ütlete. Kas tahate mulle sõnu suhu panna? Mida ma ütlen on see, et meil on plaanid kõige jaoks ja kui presidendil on vaja sundvõimalust, siis meil on palju erinevaid sundvõimalusi. Praegu oleme kehtestanud tingimused 60 päevaks, et tagada selle materjali turvalisus. See lahjendatakse, hävitatakse või eemaldatakse. Iga presidendi otsus tehakse sisemiste huvide parimaks kaitseks. Sõjaministeerium on seal, et seda pingutust toetada. Luba, ma küsin Venezuela kohta, sest viimastel päevadel on ka seal olnud olulisi uudiseid. President Trump väitis, et CIASA EUA sõjaväelased tapsid Nino Guerrero, Venezuela jõugu Trem de Aragua juhi, selle nädala alguses õhurünnakus. Ta oli New Yorgi lõunaringkonnas mitme kuriteo eest süüdistuse saanud. Ma küsin, miks valiti rünnaku variant? Miks teda ei arreteeritud ega pandud Zimeuas kohtu ette astuma, nagu juhtus Nicolas Maduroga? Ma tahtsin öelda, me tegime seda, me näitasime seda. Jah, kui me tegime seda Nicolas Maduroga, lõime tingimused, et koostöös Venezuela valitsusega saaks sellest suur asi. Nad kutsusid meie armee, sest nende territooriumil tegutseb välismaine terroristlik organisatsioon Aragua Rong. Me suutsime tuvastada ja kõrvaldada nende juhi nagu Al-Qaeda või ISIS, täpselt nagu me oleme seda juba teinud Lähis-Idas. Me kohtame neid välismaiseid terroristlikke organisatsioone nagu nende poolt juhitud narkolaevu. See on suur edasiminek. Mõtle selle peale. President Trumpil oli visioon peatada Maduro ja muuta suhteid. Energeetiline dünaamika maailmas on muutunud. Seega muudab energia liikumine väina peagi vähem oluliseks. Trumpi visiooniga oleme energiasõltumatud ja netoeksportijad. Venezuelas kõrvaldasime partnerluste kaudu terroristid, kes ründasid Ameerika rahvast. Võiklesime uimastite ja jõukude sissetungi vastu. Trinidad, Hoblox. Zev. Elekter on praegu väga kallis. See on eluliselt tähtis. Ma kahtlen, et sõltumatud suudavad varustada. Alla ja sa nägid seda, nad on tõesti seal. Räägime sellest hiljem saates, aga ma tahan tagasi tulla Venezuela teema juurde. Isegi kui armee Zeva just viis selle operatsiooni läbi, kas ameeriklased peaksid mõistma, et Zeva jätkab sõjalise toetusega Venezuelas? Kas nad peaksid ootama operatsioone riikides nagu Ecuador ja Guatemala, kus Zeva töötab praegu koos kohalike valitsustega? Jah, peaksid. Seda nimetatakse Ameerika kartellide vastaseks koalitsiooniks, ACCC-ks, ja me lõime selle koos partneritega Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, et võidelda ja hävitada terroristlikke organisatsioone ja narkokarteeleid, sealhulgas kõigis neis riikides, mida te mainisite. Nad suurendavad jõupingutusi koostöös Ameerika Ühendriikidega, tehes koostööd oma valitsuste ja relvajõududega, ühendades nende erivõimed meie omadega, et jahtida terroristlikke võrgustikke, täpselt nagu olime tõhusad ISISe ja Al-Qaeda vastu Lähis-Idas 20 aasta jooksul. See on Monroe doktriini uskumatu tugevdamine, mida nüüd nimetatakse Dunroe doktriiniks. Oleme taastanud kontrolli oma poolkera üle, peatades Ameerika rahva mürgitamise ja rünnakud nende vastu. See on siis ilus asi. See on ilus sõjaline asi. Jah, on märkimisväärne, et teised riigid tahavad koostööd teha ja me kasutame seda maksimaalselt ära. Enne kui sa jätkad, lase mul küsida, mis toimuks erihalsi laskemoona ja varudega siin? Ukraina president Zelenski oli selles saates mõned nädalad tagasi. Ta esitas palve mitte ainult rohkemate tõrjerakettide saamiseks, vaid ka nende tootmise võimekuse loomiseks, et liitlasriikide valitsused saaksid Patriote toota. Mõned vabariiklastest seadusandjad toetavad seda ideed, aga teie?
keegi ei tooda paremat ega rohkem laskemoona kui USA. Püüame kaasata ühistootmist alati, kui see on võimalik. Selle valitsuse ajal oleme tugevdanud oma vabaduse arsenali, ehitades rohkem ja kiiremini, murdes Pentagoni bürokraatiat, et sundida tööstust tegutsema kiiremini. aga varud on olemas. Nende varudega on tulevikus kriis. praegu on nende varudega kriis. Eratööstus. See on välja mõeldud lugu, mis meedia tahab seda ideed müüa. lõppkokkuvõttes oleme küll. Meie varud on suurepärased ja muutuvad tänu selle presidendi tegevusele veelgi tugevamaks. varude taastamine võtaks aastaid. Kes laskemoona? Sa ei pea mulle ette lugema seda, mille tunnistajaks ma olin. Ma oletasin, et mõne laskemoona taastamine võtab rohkem aega kui teistel. Meil on neid palju. Me toodame neid rohkem kui kunagi varem. Bideni valitsus saatis Ukrainasse miljardeid. Trump pidi varusid täiendama ja me jälgisime seda reaalajas. Olgu. nii et vastus Zelenski taotlusele on lõpuks ei või jah. Igatahes me teeme nendega koostööd ja Ukraina ostab laskemoona, mille eest maksab Euroopa. On hea näha, et Euroopa lõpuks selle eest maksma hakkab. olgu. Ta palus tootmisvõimekust, aga ma lõpetan tänaseks siinkohal. Sekretär Hekšet, aitäh, et meiega liitusite.